Nii, tere hommikust. Kõhud täis või noh, mis täis, kaks tükki juustu ja 4 tükki vorsti ja 2 võileiba ja väike kohvi ja selle eest 10 euri. Et kõht on nii ja naa, aga õnneks täna läheme linnast läbi, saame süüa osta. Aga nüüd vaikselt lahkume Kemperhüttest. Vähem kui pool tundi kõnitud, aga juba higi jookseb. Kemperhüttes jäi mainimata veel, et palju see maksis. Seal erinevad hinnad, soovitan maksta sularahas, siis saab soodustust. See on platsi peal, ehk siis jagatud voodites oli hind 23 eurot nägu miinus sularahas maksmine, siis saame 17 euroga iseenesest odav. Aga mis on kallis, on söök. Söök läks mitu korda rohkem maksma kui majutus. Aga nii on, siin on igal pool. Arsti ületame Mäeharja ja siis hakkame laskuma. Täna oli plaanis Memminger hütte siis jah. Aga üritame võtta ka vahepeal bussi. Eelmine aasta sai natukene, läks liiga paljuks see kõndimine, et muidu ei ole palju, 23 kilomeetrit. Aga kui nüüdke lõpus mägi püstloodis ülesse, see on suht raske ikka. Et see aasta üritab natukene rohkem säästa. Ja muidugi peab veipudolid ilusti ära täitma linnas. Igas midagi, tuleb särgi vahetus, pikk särk seljast ära, lühike särk selga. Et siin on isegi lund. Eelmine aasta oli siin purukuiv. Aga see ei ole, see lumi on veel vähene siin. Siin ühed härrad rääkisid, nad üritasid sinna mäe otsa minna, siit teiselt poolt mäge kuskilt. Aga siit väga suured lumeväljad ja päris libe. Siis jäi neile saasi katki. Aga need olid niisugused seiklejad ja nii. Jaam 3, mis siin kõrgus on ka märgitud, vaatame, siin on väike monument. See oli mingi 2000 meetrit vist. Vorskausse 2,5 tundi kõigest. Kõrgusmärgid asjad maha võetud. Ei ole kah, on ikka 1844 meetrit. Ja siit lähme alla. Vahepeal tuli muidugi internet. Perenaine teeb seal hoolega postitusi, et kõik sõnumid asjad sõitsid sisse. Et netiga on siin või mobiili leviga on üldse siin väga kehvad lood. Aga kes käinud on, need juba teavad, kus mäe otsas ja kus künka peal siin levi on. Et kuna nüüd saime siit üle mäe ja Holskau linn paistab sisuliselt, et siis tuleb mobiililevi siia ilusti välja ka. Teeme laskuma. See on niisugune, muidugi see ka, et siin on rajad erineva värviga tähistatud. Praegu oleme siis punase raja peal. Ehk siis, kuidas siin on, et grammikene alpinisti kogemust on vaja. Kuigi iseenesest ei ole hullu ega midagi siin. Tuleb vaadata, kus sa astud ja otseselt kuskil ronima ei pea. Eks neid teravaid kive ja langusi ikka on. Teinekord vaikselt nokitsed siin oma tibusammudega.
noh, praegu see lõik on lihtne ja siis tuleb niisugune kivisoon järsem osa ja siis läheme mööda jõe äärt juba. Niisugune väike kärestik. Mulle isiklikult meeldib rohkem ikkagi mäest alla minna. No, kehamass on ka päris suur, ikkagi üle 100 kilo. Et on minul vähe lihtsam. Õnneks tõi, ei ole veel põlved tunda andnud. Eelmistel kordadel samamoodi. Et aga üles on kindlasti raskem. Need lihased kohe tunda. Siin on ka kitsed. See vist, kas on mägikits või kaljukits või iseenesest päris huvitav. Kitsesid ei ole ammu näinud siin. Siin on küll hästi palju neid lambakasvatajaid, noh, kitsekasvatajad, aga need kodukitsed. Päris neid metsikuid suudavad hästi peita ühesõnaga. Oi, näe, vilistab ka veel. Aga eks ta põrutab edasi. Kindlasti nemad paremad ronijad kui mina. Tahtsin näidata veel seda rajatähistust. Siin on suhteliselt värsked märgid. On niisugune punased triibud. Et nende järgi on hea orienteeruda. Teinekord on sellised keerulisemad kohad, kus justkui nagu rada ei ole mingi kivide vahel. Siis aitavad need lipukesed seda optimaalset teed leida. Vot. Ja kui siin lund oli rohkem, siis nad panevad niisugused lipukesed lume peale. Need mägikiidid ja käivad siin päris tihti. Et meie pundis oli ka seal üks grupp tulid selle palgatud giidiga. See variant ka olemas, ei pea omal käel tulema. Et seal on kõik planeeritud. Majutused ja söögid ja siis tavaliselt neile tehakse niisugused ühislauad, suuremad, uhke värk. Ja kuidagi menüü on ka neil vähe uhkem, aga muidugi maksad selle eest ka summadest julge rääkida. Võib-olla valetan, aga peaks jääma sinna 2500 kanti. Siis on kõik need transpordid ja kõndimised ja majutused ja söögid ja nii. Veel üks tähtis koht. Jälle need sildid. Me lähme siis seda Holskau linna poole. Ei 2,5 tundi on jäänud. Kuigi jah, siin saab valida erinevaid radu. Eks siin iga raja otsas on niisugune mägivannikene ja põhimõtteliselt sihtkoht seal all paistab. Täna muidugi lähme ka ühe pikima ja kõrgema ripsilla juurde, mille me ka ületame, otseselt ei pea, aga praktika on näitanud, et siis satud linna õigesse serva. Kui seda silda vältida, siis sa lähed enam-vähem linnast mööda ja siis on selle shuttle bussiga natukene raskem edasi minna. Ei pruugi saada enam. Ühesõnaga, eks näis, vaatame. Siin on jälle T5. Seda rada ei pea muidugi tegema niipidi, nagu me teeme. Oberstdorfist Merani saab ka tagurpidi teha. Aga tihti tehakse ka väikesi sutsakaid. Ongi niisugused 2-päevaseid matkasid. Tõmbavad kuskilt üle mäe ära, teistpidi tagasi. Et varianti on siin igasuguseid. Nii, nüüd sai see järsem osa läbi. Natukene, langus on kogu aeg siin. Niisugune natuke tasasem. Päikest veel peale ei paista, aga palav on ikka. Temperatuuri, ma arvan ikka 23 kraadi vastu. Umbes.
täpselt ka vaadata kella pealt, aga ei viitsi otsida neid settinguid. Nii, pausi koht. Hiusa mägi jää ääres. Tõsine tuleb. Nii, oleme määrst all põhimõtteliselt. Edasi on kerge langus. Teeme ühe kõrvalpõikiga ära. Mäletamist mööda peaks olema siin üks kosekene. Tavaliselt matkajad kõnnivad mööda, sellepärast et seal ei ole väga silti olnud. Ja lähme vaatame asja üle ikkagi. Aha, siin on kellegi saun või magamiskoht. Võitab, ma ei tea, kas näete ette. Nii, mingid sildid siin on. Vaatame kohe. Oberletturismus. Wasserfall täitsa olemas. Aga jälle natuke edasi jätame seljakotid sinna perve peale. Ja siis vaatame selle kosekise ka jälle. Jaa. Oi. Nii. Peasid kaamerad, asjad kaasas. Aha. See härra, kes teeb 9 päeva reisi, kordagi bussi ei kasuta, see on ka siin. Paar sõna juttu ka räägitud. Selle kaamera seis. Ühesõnaga oleme siin Kose juures. Härra tegin vist pilti ka. Aga vaatame. Hea meelega läheb ujuma, aga ei lähe ka. Siin on vaatasin, mis muda see on, aga siin on lund. Päris ilusad kohad. Nii. Vaatame, näed, siia saad lausa sisse minna. Nii, 7,3 kilomeetrit oleme Kemptenist kõndinud. Oleme Holzgau lähedal. Siin on valida, kas minna vasakule poole linna ilma ripsillata või paremale poole linna ripsilla ületusega. Aga soovitan seda ripsilda ikkagi ületada. Kui varem käinud ei ole, on päris huvitav. Siin ongi siis see oluline pöördekoht. Tuled siia väikse majaksin ära ja keerad silla poole. Siit ei olegi siit võib-olla, mis ta siit Holzgaus näitab tund aega. Teisel poole ei olegi aega, aga olgu. Siit on 10-15 minutit oleme silla peal. Nii, jõudsimegi siia sillani. Hückerbrecke Holzgau ripsild.
ühed juba teevad seal fotoseeriat. Iseenesest mulle kõrgus ei meeldi. Ja päris õõnes on siit üle minna. Ja see asi ka liigub. Oh, nagu ikka, ripsillad. Ei, lähme ikka vaikselt. Eks ta vastik ole, aga nii, juba kõigub. Aga ega ma siin väga filmima ei hakkagi, vist panen selle kaamera kinni. Nii, poes käidud, takso tellitud. Õigemini meil läks nii hästi, et üks härra oli siin enne meid. Viilistas tellis takso. Takso on siis 80 €. Ja nii palju kui mahub siis sinna inimesi ja jagad selle inimeste peale ära. Aga põhimõtteliselt need tuledki mäest alla ja on see silt siin DFY taxi. Natukene jalavaeva vähemus. Teeme lõunapausi, siis käivad sellised uudistajad meil siin. Ilmselt tahaksid nemad ka saia. Nii, ühesõnaga, mina võtan oma seljakoti kaasa. Siin on variant veel, paned seljakoti siia käru sisse. Seal luugist, selle luugi teed lahti. Võtad telefoni ja siis annad vänta. Siis nad helistavad, helistab ülesse. Viisakas on öelda, et sa jätad selle seljakoti siia, 2 tükki oli seal ees. Ühesõnaga, võtame ühe koti kaasa. Vett peaks olema. Olles jättis oma veepudelit kõik sinna kotti. Ikka siin on. Ja seekord on meil kaasas ka veefiltrid. Sellest jõest, mis siit ülevalt tuleb, seal on sita vesi, üleval on karjamaad. Ja on sildid, et keelatud juua. 2019 jõin ka. Ära ei surnud. Aga seekord võtsin need söefiltrid kaasa ikkagi. Et juhul kui. Siin ühe raadleri ka veel sisse. Kui hea mõte see oli, ei tea. Magus jookiga. Kuuma ilmaga on natuke mädi. Ühesõnaga raske saab olema niikuinii, sellepärast, et täna on jälle sütarstunud. Kuidagi joppa pesti siin alati 3. kord ja vist on kõige 6. päev. Aga lähme vaatame. Ühesõnaga natukene on veel viludat. Siin on hea. Aga varsti lähme lageda peale. Kui metsast välja, seal on vähe hullem. Ja lähme järgst tõus ikka. Iga samm on põhimõtteliselt aga trepiaste. Seekord on siin mingi metsa tehtud. Siin karjatatakse loomi. Tegelikult. Algul on need lehmad. See on siin pervede peal. Siis mingeid tulevad hobused ka. Siin võsas ringi. Ühesõnaga taimlast jõudsime välja. Nüüd oleme siin lageda peal. Oleme sinna üles mäe otsa minema sisuliselt. Olessi seljakott on veel all. Loodame, et saabub kus meiega ülesse. Aga mine sa tea. Igastes natuke lund on seal. Too nurk seal üleval. See on kõige nõmedam. See on libe ja järsk ja lund ja see jõgi veel ja aga küll saame hakkama. Nii, oleme selle väikse jõe juures. Ja siin ma võtan küll särgi ära ja natukenegi kastame ära. Nii, vist on see kõige raskem osa ära olnud. Tulime siit alt mööda lund. Ja nüüd on niisugune alla kilomeetri vast jäänud. Siin on veel üks vaataplatvorm. Aga
jah, peame pausi ka tegema. Ilge janu on. Platvorm on siin üleval, aga kuna on sitaks põlav ja lähme siia alla Viludesse. See on mingi pumbajaam või mis hüdroelektrijaam või mis iganes. Aga siin saab varjus olla vähemalt. Nii. Nüüd oleme järjekordselt lõpusirgel. Ma ei tea, mitmes kord me juba lõpusirgel oleme. Aga vaatame kohe. Näeme hütti ka. Siit tulime ja sinna lähme. Homme lähme sinna mäkki üles. See on ainuke tõus. See on mäest alla. Ilmselt võtka pikk päev üle. Vaat. Nii, Memminger maistab vaikselt. Nii, sisuliselt kohal. Viimane sildikene ja mis meil kõrgus on, 2200 meetrit. Tuleb 40 meetrit veel juurde. Siin oli muidugi naljakas lugu see, et ma tellisin kogemata taimetoidu ja 3-käiguline ehk siis half-board. Et kui näete sellist mõistet kuskil veebilehel. Aga jah, eks näis, ma loodan, et ei pakuta ube enam. Sest eelmine aasta sain kilo ube ja 2 ampsu võtsin ja kõik rohkem alla ei läinud. Selles mõttes, et siin on magamisasemed. Meie oleme täna teisel korrusel. Siin on ainult 2 kohta teisel korrusel, all on siin 4 kohta, siin on 2, siin on 2. Siinpool on niisugused pannipaigad ja seal on samamoodi niisugused lavatsid. Et päris hea, ma arvan. Seda Memminger hütet on renoveeritud. Enam ei saada juustuhais sind, kui sa siia tuppa tuled või sisse sinna majja. Et nüüd on keldrisse tehtud juustupesa. Aga päris viisakas. Ühesõnaga teeme väikse tuuri. Voodikohad, asjad. Siin.